Reede õhtul sai politsei teate selle kohta, et Tartus Staadioni tänaval on purjus mees visanud teise korruse aknast välja oma koera ja peksab teda pähe. Kiirelt kohale sõitnud politseinikud leidsid keest valust kiunuva koera ja olid sunnitud omaniku tema küljest lahti rebima, sest ta jätkas vägivallatsemist isegi siis, kui koer poolvigasena tänavasilutisel lebas. Kõike seda nägi pealt hulk lapsi. Politseinikud panid mehel käed raudu, kuigi too ei saanud aru, mida ta oli valesti teinud. Miks sa tegid seda? Miks sa viskasid koera aknast alla? Häbiga natukene on või? Koera vigastuste kohta oli esialgu keeruline midagi arvata ja kohale kutsuti loomade varjupaiga töötajad. Nii kaua püüdsid hoovis mänginud lapsed koera rahustada. Samas ma elan siin samas majas. Järsku me kuulsime, et keegi karjus ja siis me lihtsalt... Mu õde jooksis välja ja siis vaatas, et koer on sellest. Mu ema jooksis välja ja siis tuli need kõrval inimesed ja siis nad kutsusid politsei ja siis... Kas ta on enne ka selle koera on midagi teinud? See koer kraabib kogu aeg kust, ta tahab välja saada, aga me oleme siin tuttaval külas olnud, aga teda ei lasta. Ja toas teda hoiti tavaliselt pliidi küljes ketis. Seda ma ei tea. Ma ka seda ei tea. See saksa lambakoer. Ja siis ta tuli veel välja süütevedeliku pudeliga ja lõi ahtile jalaga. Ja lõi sellele koerale võtmega pähe ja ta katsus koera seda tabu käpp. Siis kui mina siia jõudsin. Ahti on see... peaga. Koera kallal vägivallatseja toimetati politseijaoskonda kainenema ja pärast asjaolude selgitamist otsustatakse ka võimalik kriminaalasja algatamine. Koera olukord tundus olevat räbal, mistõttu otsustati ta kanderaamil autosse tõsta. Seda tulid pealt vaatama kõik majaelanikud, kellest osa tundus miskipärast asja üle isegi nalja viskavat. Oti on valus. Rahu. Spokoj, Viika. Kuidas see mehe moodi on? Okei, samas ka on. Teine politsei tuli. Mulle järgi. Lasa ole selja taga. Lasa. Kõnni keemale. Spokoj, Viika. Hägi Jaanet paha. Hästi. Viika. Tiiga, lapsed, vait! Tule siia. Koera selgroog oli õnneks terve ja autosse sai ta lõpuks omal jalal. Täna oli koer ravil veel Eesti Maaülikooli kliinikus. Õnneks ei olnud tema vigastused lõppkokkuvõttes eluohtlikud. Koeral tuvastati parema reieloo murd ja põrutused. Esmaspäeval tehti talle operatsioon ja paigaldati välisfiksaatorid, mis luu paranedes eemaldatakse. Paari päeva pärast läheb koer hoiu koju taastuma. Vana omaniku juurde koer enam tagasi minema ei pea. Uueks nimeks sai ta lendurite kaitsepühaku järgi Christopher. Kellel on võimalust koera operatsioonikulusid toetada, võib teha annetuse varjupaiga arveldusarvele märgusõnaga Christopher. Nüüd aga otsib Christopher head ja hoolivat uut kodu. Hooldajate sõnul on koer noor ja iseloom suurepärane. See vägivaldse omaniku kätte juhtunud koer ei ole kahjuks ainus, kes uut kodu otsib. Tartu loomade varjupaika toodud loomi saab vaadata aadressilt www.loomadevarjupaik.eu. Eestimaa Loomakaitseliidu juht Heiki Valner tunnistab, et selliseid juhtumeid väga palju õnneks ette ei tule. Me saaks öelda, et see väga suur probleem on, sellepärast et neid taolisi teateid ei tule väga palju. Ega kõikidest juhtumitest me ka ei tea muidugi. Ja siin tuleb kindlasti vahet teha, teinekord on tegemist lihtsalt lohakusega. Kassid jäävad tuulutusasendis oleva akna vahele, saavad surma, koerad hüppavad välja, aga selliseid pahatahtlikke juhtumeid, kus omanik on lihtsalt kas purjus, vihastab sellepärast, et koer laua pealt nägi pätsas, tegi loigu.
et selliseid haigeid inimesi siiski kahjuks on ja neid lugusid, noh, vähemalt Tallinnast ma tean viimase 3-4 aasta jooksul oma 10 juhtumit. Tänaste seaduste järgi on võimalik inimeselt loomapidamisõigus ära võtta. Kas selle mehe puhul seda rakendatakse, on veel raske öelda. Vot see samane loomapidamise õiguse ära võtmine nüüd, et kui kohus seda nüüd teeb ja kui politsei viitsib selle nii-öelda suht koht tühise asjaga üldse tegeleda, et siis jah, otseselt see mees ei saaks nagu uuesti looma võtta. Samas tekib küsimus, kes seda kontrollib. Et kui nüüd naabrid teada ei anna, et loomad on üsna kaitsetud ja inimene oskab valetada, eks ju, et seda ei ole kunagi võimalik lõpuni kindlaks teha ja sellepärast ei tule ka neid kohtu otsuseid, eks ju, kuigi ega selle teo eest ka nüüd, kui ta kriminaalkorras süüdi mõistetakse, et siis maksimum, kui ma nüüd ei eksi, on 1 aasta. Vabaduse kaotus siiani pole Eestis veel kellelegi niisugust karistust määratud, et see on kurb jah, et meie seas elavad niisugused sadiste, aga see seadusest ja politseist võib-olla nii väga ei olegi abi praegu. Ta on niisugune raske case ja oskaks koer rääkida, siis see vend oleks kinni. Praegu ta võib öelda ükskõik mida. Olukord Tartus Staadioni tänaval olevat kriitiline olnud juba mõnda aega, aga keegi ümberkaudsetest isegi ei tihanud asjast teada anda. Eestlane reeglina väga oma nina ei topi naabriasjades. Kas see naaber peksab seal siis lapsi, naist või koera, reeglina keeratakse siiski pea kõrvale, aga samas jälle on ju meil olemas terve suur hunnik igasuguseid ametnike tööl, politsei on olemas loomakaitsega tegelevad ühendused, et nendel on kõikidel ju infotelefonid ju olemas ja tuleb teada anda, et mina küll ei looma piinamisest või naise peksmisest, et mina küll koputaks inimeste südamele, et kodaniku julgust ja see ei ole väga normaalne. Et kui mingi pervert või sadist kõrvaltoas laamendab, et see on nii väga ka tegelikult kogu ühiskonna asi ja mitte keegi ei tahaks ju selle koera või selle naise nahas olla ja ütleme, üks päev see mees ei viitsi enam koera piinata, siis ta läheb välja, ta hakkab teid piinama.